minu poolt ka. See on mingi võimendus on ka või ma? Kõva on, jah? Ei ole, paraku. Okei. Nii et kõik peavad vaikselt istuma. Istuge jah nii lähedale, kui saate. Päev otsa rääkinud, et enam ei tahaks kõva häälega rääkida. Aga mul on hea meel teid näha siin kõike. Ma ise alustasin ka kunagi programmeerina. See juhtus umbes aastal 87 vist, et midagi sinna kõiti. Ja vahest ma ikka unistan, istun oma igapäevased tegemised ja palju lihtsam oleks istuda kuskil ekraani taga ja koodi siluda. Saab mõelda ja keegi segaks. Et see on nagu hinge on mulle sisse jäänud, sellepärast on ka nii, et täna olen ise tagasi Helmest juhtimas. Et siis nii-öelda üks suurimaid ettevõtteid minu portfellis ja ühtlasi tarkvara ettevõte, ma tõesti iga päev naudin seda, mis ma teen. Tõsi küll. Ise koodi ei kirjuta, aga tööinimestega, kes seda teevad, annab iga päev uusi toredaid mõtteid ja üldse head tunnet. Aga kui ma nüüd siia tulin, siis Kirill andis mulle umbes 4 küsimust, mida siis võiks nagu adresseerida. Ja ma arvan, et te võite iga hetk nagu vahele küsida või mida iganes, meid on siin nii vähe, et ega see üks ei sega, kui keegi tahab midagi poole pealt katkestada või vaielda vastu, et väga hea, ongi huvitav. Teile ka viga, kui ma siin kogu aeg ainult räägin ja teise üldse sõna ei saa, põhiküsimus oli siis see, et kuidas oma ettevõtet ehitada, et neid inimesi on aegade jooksul, ma arvan, minu juurest ka läbi käinud, kes on nagu küsinud, et ühte või teist äri alustada, et vahepeal ma tegelesin riskikapitaliga, et siis neid vooris nii-öelda mitu tükki nädalas vahest. Siis Ilmes ise on üles ehitatud nagu tegelikult üks väikeste firmade kogum. Et seal on eesotsas alati ettevõtlikud inimesed, kes võib-olla mingist väga väiksest tiimist on kasvatanud suure tiimi. Tõsi küll siis suure Helmese sees, aga ettevõtlusega väga sarnane tegevus tegelikult. Ja ise ma olen 20 aastat ettevõtteid alustanud. Ma arvan, et see ongi mu põhiline oskus, mida ma elus omandanud olen. Et nagu ikka, paljud neist on aia taha läinud, aga mõned on ka välja tulnud. Ma olen siin vahepeal mõned aastad tagasi, 2-3 aastat ei tegelenud aktiivse juhtimisega, üldse millegagi aktiivselt peale investeeringute. Nii et see kogemust on võib-olla 15-16 aastat, midagi juhtida, kus tarkvaraga midagi pistmist on. Teine küsimus oli, et kui mul on mingisugune hea idee, et kuidas seda siis maha müüa, see on ilmselt, see ongi $1 miljoni küsimus, et häid ideid on maailmas palju ja mõned neist ei jõua ka üks mitte kuhugi, et sellepärast, et nad jäävad maha müümata, jäävad mastaapi viimata. Siis siin vahepeal oli üks kriisi küsimus, selle ma jätsin vahelt ära, et ma ei osanud sellele nagu nii toredat vastust leida, mis mulle oleks tundunud, et teile ka äkki huvi pakub. Aga võib-olla räägime sellest siis nende õnnestumiste ja põõnnestumiste juures, et mis on viimane punkt. Ja eks siis küsiti, nii ma sain vähemalt Kirillist aru, et kus sa oled, paranda mind, kui ma eksin, et kas siis on see nagu mõistlik tee üldse oma elus valida, et olles nagu 40 ja rohkem aastat vana, siis hakkavad igasugune mõtted pähe tulema, et üks mõte on see, et sel ajal, kui arstiabi ei olnud ja ühiskond oli noor veel, eks ole, et siis inimesed tavaliselt 40 aasta ei eladki. Veel 18. sajandil oli minu meelest Londonis oli keskmine eluiga 23 aastat. Maapiirkondades oli suurem, kuna seal ei olnud nii palju haigusi. Eks ma olen selle käigus mõelnud, et kas see on nagu elutee, et sa oled nagu kogu aeg ettevõtjad, ma ei ole iialgi kuskil, kas see on hea või halb nagu tööd teinud, eks ole, või tööl käinud, et ma ei ole kunagi peaaegu kellegile allunud. Et pigem on see ilmselt miinus kui pluss tõenäoliselt, et väga palju kogemusi on puudu jäänud. Et kas see nagu kokkuvõttes tervikuna on ära tasunud, et
ma vaatan oma väikeste laste peale ja noh, elu peale tervikuna, et oli siis seal nagu mõtet, et ma siis natuke mõtlesin selle peale ja üritasin vastata. Noh, siin on nüüd üks kohustuslik slaid, mille Helmese marketingi inimesed panid, et lähme sellest ruttu üle, aga noh, lihtsalt paar sõna, et mis see Helmes siis on, et kui tarkvara arendust me alustasime, siis oli mina seal juhtimas, see oli mingi aastal 2001, et me ostsime sellise firma nagu IndexNet, kuigi mäletab. Sealt tuli siis viis inimest kokku, see oli esimene tarkvaraarendus Helmeses üldse, enne seda oli igasugu teisi ärisid ja projekte, mis siis müüdi maha seal kuskil pärast 2000. Üks neist on näiteks Markit, mis täna on kogu Euroopas tegutseb ja käive on poole miljardi juures. Et sellel hetkel siis tuli nii-öelda arendaja number 1 ettevõttesse ja täna on need seal siis pealt 100 natukene. Ja vahe nagu sellise klassikalise tarkvaramajaga on see, et meil on hästi kõrge senior-ekspertide osakaal. Vanem arendajaid on hästi palju. Kui vaadata Baltikumi analüüse IT-ettevõtetest, siis Helmes on seal alati olnud kõige kõrgema keskmise palgaga. See ei ole nüüd sellepärast nii, et Helmes maksabki kõige kõrgemaid palkasid väljast sellepärast, et meil on kõrge palgalisi inimesi hästi palju osakaalustada ja suhteliselt vähe on juunior. Nüüd me oleme ka seda muutmas, et teistmoodi enam nagu kasvada ei saa. Ja mõned süsteemid, mis meil on tõesti ilmselt suurimate hulgas, mis Baltikumis on tehtud, kui Skype ja niisugused lahendused välja jätta. Et tõesti mingisugune suurusjärgus 30 miljonit klienti me täna Tallinnas teenindame ja need kliendid asuvad üle Euroopa ja Aasia. Praktiliselt kõikides riikides. Nagu aitab sellest, ma arvan küll, et lihtsalt aru saada, mis see taustsüsteem on. Kui sa nüüd ettevõtet teed, et ma arvan, et minu esimene ettevõte nägi elus välja umbes niisugune, et midagi oli mul vaja programmeerida ja mu endal aega nagu ei olnud. Käisin tööl ja ma olin arvutuskeskuse insener ja samal ajal õppisin. Ja avastasin, et see ei ole kuigi huvitav koodijupp, mida oleks vaja teha. Ja siis ma leidsin kellegi tragi toreda inimese, kes siis mulle selle mingi raha eest ära tegi selle koodijupi, mille ma siis edukalt nii-öelda mõnevõrra suurema summa eest edasi müüsin natuke aja pärast. Ja vaadates nagu ettevõtte sisu, eks ole, et mida üldse on üheks edukaks ettevõtteks vaja, siis neid komponente on pagana suur arv. Et siin nimekiri siin tahvlil ei ole nagu kaugeltki piisav või ammendav üleüldse, et seal on veel kümneid ja kümneid asju, mida sa pead õigesti tegema. Tänapäeva maailma konkurentsis läbi lüüa. Et ega see, ütleme, see on tavatarkus, et 95% ettevõtetest, kes alustavad oma 5. tegevusaastani üldse ei jõuagi. Et asja, mis valesti minna, saab on hästi palju. Ja see on puht matemaatika selles mõttes, et kui sa korrutad kõik need komponendid läbi ja üks on 0, siis on lõpptulemus ongi 0, et see täpselt nii ongi, eks. Ja üsna ilmselge on ka see, et üks inimene, eks ole, ei suuda kõiki neid distsipliine üldse vallata ega osata. Ma arvan, et kui mina oma esimest äri alustasin 90. alguses, siis oli mul kindlasti oluliselt lihtsam kui näiteks täna. Täna ma nagu ei viitsiks hakata ettevõtet alustama uut. Et siis olid kõik need asjad suhtkot Eesti Vabariigi kontekstis lapse kingades, eks ole. Nõukogude Liit oli ära lagunenud parajasti ja keegi kapitalismist midagi ei teadnud, mina kaasa arvatud. Et mul võib-olla oli natuke teadmist, eks ole, et kuidas teha toodet või teenust olema, ma oskasin ise programmeerida paaris keeles. Ja siis oli mul veidikene nagu müügioskused, ilmselt see oli nii-öelda kaasa antud sünnipäraselt. Kõik muud oskused oli mul väga selgelt hästi puudu. Et ega tuled ülikoolist, mida siis ikka tead, midagi ei tea. Et ja ma arvan, et see edu võti ongi tegelikult selles, et kui sa tahad ehitada edukalt ettevõtet, siis peavad sul olema õiged inimesed, kes need kompetentsid ära katavad. Võib-olla ei ole neil päeval üks vaja, eks ole, aga sammhaaval on neid järjest vaja. Ja kaasa arvatud kuni selleni välja, et kõik ju teavad, et enamik startup'e, mida kiiresti skaleeritakse, mis kasvavad suureks, et seal väga harva on see inimene, kes seda äri alustas, seda äriga nii-öelda juhina lõpetab. Et ala Bill Gates on pigem erand kui reegel. Et
riskikapitalifirmad juba teadlikult vahetavad juhid välja. Mingist suurusest alates lihtsalt on vaja kogemusi ja juhtimisteadmised on pilgelt öeldes tuleb läbi lugeda võib-olla minimaalselt mõnikümmend raamatut, pigem nagu mõnisada raamatut, eks ole, ja reaalselt praktiseerida, et juhtimisega on samamoodi nagu tennisega, et sa võid nagu raamatust seda õppida, kui kaua tahad, aga kui sa platsile ei lähe, reaalselt reketit kätte ei võta, ega siis mängima ei õpi. Ja minu arust on niimoodi, et mis iganes distsipliinis sa nagu tegev oled, et kas sa siis oled programmeerija või sa oled juht või sa oled marketingi inimene või raamatupidaja, kes iganes finantsjuht, selleks, et maailma konkurentsis läbi lüüa, enamik inimesi on ikkagi löövad lauale CV kogemusega 25 aastat on ju suurusjärguseks. Et need on need, kellega me konkureerime ja nendest inimestest koostatud ettevõtted on need, kellega me maailmaturul reaalselt konkureerime. Et ütleme siis nii, et kui ettevõte näeb välja sedasi, et 3 sõpra otsustasid selle alustada ja pooled kompetentsid on puudu, siis võib nagu 95% tõenäosusega öelda, et ega see ettevõte hästi kaugele ei jõua. Kui ta just ei saa endale pädevat riskikapitalifirmat taha, kes siis nagu need vajalikud kompetentsid sinna paigutab, kas siis heaga või jõuga mõnedel juhtudel. Ja ma võin enda nagu riskikapitali ajaloost ka öelda, et ega seal üldjuhul õnnestub raha kaotada, mitte raha võita. Et midagi läheb ikka valesti. Ma ütleks siis niimoodi, et 70% äri edust ongi need inimesed, on ju. Et ma olen näinud väga palju häid ideesid, mida kehv juhtimismeeskond on põhja lasknud või pole see kuhugi jõudnud, on ju. Ja vastupidi on ju, igaüks meist teab, et maailmas on palju keskpäraseid ideesid, mis tegelikult on väga suureks ja edukaks ettevõtteks kasvanud, on ju. Et see edu võti on väga selgelt selles oskusteabes, kuidas ettevõtet ehitada. Ja oskusteave omakorda on inimestes, on ju, et nii lihtne see ongi. Ja ma siin toonitaks niisugust asja nagu väärtused, et ma ise, põhiväärtused siis nagu, et ma arvan, et mingist suurusjärgust alates, kui ettevõttes on üle 20 inimese, ega sa siis neid enam ei suuda juhtida, et hea, kui sa kõiki tunnedki, eks ole. Mina seal Helmeses täna sellest 140 inimest tunnistan ausalt, et ma umbes 40, tean neid nägupidi, aga ma rohkem neist ei tea mitte midagi, ma ei tea, mis nad teevad iga päev või üldse mitte midagi ei tea. Ja sellest hetkest alates on kriitiline, et tegelikult mingisugused põhiväärtused on sarnased. Näiteks Helmese meil on niimoodi, et üks oluline põhiväärtus on hoolivus. Kuna me teenindame otse klienti, on ju, me ei istu kuskil back office'is, vaid me oleme nii-öelda liinil, peame suutma kliendi õnnelikuks teha, siis on hoolivus on ilmselgelt üks oluline komponent, mis igas inimesest peab olema, et ta peab olema nagu tõesti tunne, et ta tahab seda aidata, kellele ta seda koodi ehitab. Ja me oleme väga tipptasemel eksperte pidanud ära saatma sellisel põhjusel, et nende jaoks on nagu võib-olla tähtsam mingisuguse laheda asja tegemine, kui siis nagu kliendi kuulamine ja selle asja tegemine, mida klient tahab. Ja ma arvan, et personali valiku otsused on üldse kõige kallimad sorti otsused üldse. Et kui sa nagu eriti mingile juhtivale kohale valid ikkagi inimese, kelle väärtused on nagu teistsugused, meeskonnaga ta ei klapi, jõuab teha mõned otsused, on ju, kahjud võivad olla hiiglaslikud, eks. Et ma olen oma ettevõtetes ka pidanud neid kahjusid päris mitmel korral vastu võtma, täna, mis ma teen reaalselt on see, et ma iialgi ei ole valmis kedagi võtma tööle, kui ma ei ole vähemalt 4-5 korda intervjuud pidanud, mingid Eesti ülesanded proovinud. Ja siis ma ei ole ka kindel, kas see inimene on õige või mitte, et siis on ka nagu tõenäosus on 60%, et läks nüüd täppi. Et hästi suure hoolega selekteerime ja valime, keda me võtame. Isiklikult vaatad neid kodutööd läbi või? Mul selleks nagu tarkust napib selgelt, et meil on ütleme 4-5 parimat arendajad siis vaatavad teiste arendajate kodutöid läbi. Ja samamoodi on analüütikud, eks ole, et kui mingi analüütikut võtame, siis analüütik on see, kes hindab kõige kogenum analüütik ideaaljuhul. Et tarkust saab mõõta ainult inimene, kes on veelgi targem, eks ole. Vestlused pead? Vestlused, jaa, neid ma pean väga palju.
ja ma mõtlen selles suhtes, et noh, tööintervjuu. jah, see on peal. kõik, keda sa lõpuks tööle võtad. Kõiki mitte, kõiki ei jaksa, aga noh, ütleme seda taset, mida mina juhin, siis küll. Seal on umbes paarkümmend inimest ja kõik inimesed ma absoluutselt kindlasti intervjueerin ise väga pikalt läbi. Me teeme seda mitmekesi. Ma isiklikult ei ole väga hea inimeste tundja. Meil on paar naisterahvast ettevõttes, kes on tõeliselt head inimeste tundjad, et loevad kehakeelest ja niisugused märke, mida mina ei oska isegi nagu, ma ei tea, prillidega näha, eks ole, et siis ma kaasan neid tavaliselt. Siis Face'i peab kasutama. Jah. Jah, naisterahvastel on, noh, naistel üldse on tundlikkus tase oluliselt kõrgem kui meestel. Sellepärast on enam personalijuht on naised. Meil on samamoodi. Et noh, kuna naine oli see, kes, eks ole, pidi suutma valida õiged geenid endale päeva lõpuks, eks. Siis ta õppis neid väga hästi evolutsiooni käigus valima. Et ma iga päev imestan, kuidas nad aru saavad inimestest asju, mida noh, mina tavaliselt ei saa aru. Väga kaua aega enne, kui ma aru saan. Kas sellest võib teha järeldused Helmesest töötavad kõige ilusamad ja tugevad mehed? Loodan, et äkki see on nii. Aga ma pigem mitte seda. Igal pool tugevad. Ja, ma arvan, et see mõjule ei pääse. Et väga lojaalsed tüüpi naised on, ma arvan, et vali selle järgi. Okei, aga nojah. Ma olen siin inimestest vist piisavalt pikalt rääkinud, et ta lõpuks peab ajagraafikus püsima. See on üks näide, et teadmiste profiilist. Ja minu kogemus on niimoodi, et neid inimesi, kes on niivõrd nagu kiired õppijad ja nii suure mälumahuga ja nii suure analüüsivõimega, eks ole, haaramisvõimega, et kes suudavad nii-öelda pädevad olla ühtviisi nii äris kui tehnoloogias, neid on ülimalt vähe. Tavaliselt juhtub nii, et need inimesed, kes satuvad lõpuks tehnoloogiaärisid juhtima, nad on, eks ole, pikalt olnud eksperdid ja spetsialistid. See on lihtsalt üks diagramm, mida me kasutame konkreetselt Helmeses selleks, et need inimestele näidata, et kuidas nad jõuaksid sellele positsioonile, kuhu nad tahaksid jõuda. Ja mis see positsioon üldse tähendab. Ehk et siis ma isegi julgen öelda, et enamik inimesi, kes on tehnoloogia poole pealt nagu alustanud, on võib-olla veel õpetavad, on nagu palju õnnelikumad, kui nad sinna tehnoloogia poole peale isegi jäävad. Et just seda on põhjusel, et sa ei suuda seda vajalikku maailmakonkurentsis nii-öelda toimetulekuks vajalikku kogemuste pagast lihtsalt omandada. Enda kohta võin seda öelda, et enamik inimesi seda ei tee, aga mina olen kogu elu 7 tundi iga nädal tööd teinud. See tähendab seda, et kuna normaalne töönädal on 40 tundi, et siis tegelikult ma lihtsalt olengi suutnud alguses teha selgeks tehnoloogia ja hiljem olen suutnud selgeks teha äri. Aga ma ütleks, et seda tavainimesele väga ei soovita küll, et see on suur vaev ja pingutus, ja küsitav nüüd on, kas ta päeva lõpuks nagu palju õnnelikumaks teeb. Et kui ütleme, see õppimine ja arenemine läheb rõõmuga, eks ole, siis ei ole probleem, siis ei ole töö, siis on see fun, eks. Minu jaoks oligi, alguses oli tehnoloogia fun ja siis mingil hetkel oli selgus, et äri on fun, et seetõttu ma tegin neid mõlemaid asju ja ma suutsin teha nii pikki töönädalaid sellepärast, et see oli minu jaoks töö, vaid see oli tore. Kogu motivatsiooniteooria ütlebki seda, et oluline ei ole mitte asjade maht, vaid oluline on asjade kvaliteet, mida sa teed, veedad oma lastega 1 tunni nagu päevas, mis on hästi sisustatud, siis on see parem, kui sa istud nendega 8 tundi koos ja vaatad kõvera näoga, kuidas nad siin segavad ja mängivad, eks ole, et see kvaliteet on ju tähtis, eks. Jah, jooks siis, ma ei tea, järgmise teemani üldse, et kuidas mingit mõtet maha müüa. Riskikapitali äris on teada, et idee üksi ei ole tegelikult midagi väärt.
see meeskond on tegelikult rohkem väärt. No, riskikapitalistid otsivadki tegelikult edukaid juhtimismeeskondasid kiirelt kasvavates tööstusharudes. No, idee peab ka olema, eks ole, see on price to play, aga ega see idee ei ole kõige olulisem. Päeva lõpuks võib ideega keegi lihtsasti pihta panna ja seda ongi ajaloos väga palju juhtunud. Et ma mäletan, et aastal vist juba umbes 93 me kasutasime mingit Skype'i-laadset rakendust, aga see ei jõudnud mitte kuskile, eks ole, et idee oli ammu olemas, aga noh, see, mis ta nagu maailma viis, oli geniaalne meeskond, geniaalne marketing ja piisav hulk raha. Et rääkides rahast, siis mu enda isiklik kogemus on see, et kui sa tahad maailmaturul mingisuguse ideega läbi lüüa, nii et see tõesti on nagu korraliku riskikapitalifondi vääriline idee päeva lõpuks või noh, et mingi teise-kolmanda astme finantseerimist saada, see oli juba suures skaalas on ja maailma suurtelt nimedelt, et siis on see nagu summa on suurusjärgus paar miljonit eurot. Et lihtsalt see läheb ja see enamik sellest rahast läheb mitte arendamise peale, vaid see enamik rahast lähebki konkreetselt müügi peale. Sa üritad kuskil Lääne-Euroopas endale head müügimeest palgata, siis miinimumraha, mis ta sul tõenäoliselt küsib, on suurusjärgus 100 000 eurot aastas on imeväike, eks ole, pigem on see nagu 300 000 eurot aastas, eks ole. Ja ega neid tulemusi ka nii üle ei tule. Et kui me nüüd jätame puhtalt social marketingi või veebipõhised ärid kõrvale, kus siis nagu see aplikatsioon on ise nii seksikas ja levib mööda tema foorumeid ja nii-öelda suust suhu, eks ole, see sõnum, et inimesed hakkab kasutama, et siis ikkagi selleks, et kuskil mingile lääne korporatsioonile maha müüa mingit ägedat tarkvara, mida me siin Eestis oleme teinud, et see on tüüpiliselt 2-3 aastane protsess. Helmesel on 2 suurt maailma mõistes suurt klienti, üks on Fortune 500, üks ettevõtetest ja üks on suur telekomi kompanii ja mõlemaga on niimoodi, et ma arvan, ühega me alustasime tööd nagu mingisugune 3 aastat tagasi, teisega vist lausa mingi 7 aastat tagasi, eks ole. Ikkagi kui sa sinna lähed, siis sa oled mitte keegi kuskilt Baltikumist ja ükskõik kui nagu veenev äri sul on, ükskõik kui tore tarkvara sul on, ikkagi nad vaatavad seda samamoodi, kui meie juurde tuleks keegi Uuralitest, eks ole, ja pakuks ka mingit mis iganes asja. Et usaldust lihtsalt ei ole. Ja isegi usaldus on, siis koha peal on nii palju sõpru, eks ole, kellele seda äri hoopiski tuleb anda, et miks ta peaks seda sulle just andma. Ma ei tea, ma arvan, ma sellest rohkem äkki räägiski või? Ma ise olen hästi kaua müügi peal töötanud, aga küsimusi vastata ei oska, et ei oska küsida enda käest, mis on oluline. Ma võin sellise näite tuua, et isegi nagu see kehakeel on ka olulisem kui see toote sisu tihti peale. Et müües tarkvara korporatsiooni inimestele, siis enamasti see korporatsiooni inimene mõtleb, et mis ta enda töökohast homme saab, eks ole. Et kas see partner, kelle ta siin valib, on eks ole poliitiliselt korrektne, et kas tema ülemustele see partner ka meeldib, on ju, nii edasi. Et see, et kas see nagu on päeva lõpuks nagu mõistlik toode ja õige toode, et seda tegelikult näeb harva. Kusjuures ega nad ei ütle sulle seda, nad vaatavad sulle rõõmsa näoga otsa ja kinnitavad, et nad tahavad osta kõige odavamat ja kõige paremat ja kõige popima tehnoloogiaga toodet. Et see on see keel, mis neile korporatsioonis selgeks õpetatud, eks. Kui nad seda ei räägiks, siis nad saaksid oma töökohast kohe lahti, eks. Et ma arvan, et keegi ei pea selle pärast imestama, siis, et kuigi Swedbankil oli nagu Hansapanga poole siin Eestis nagu kaugelt parem nagu mitmeid aastaid, eks ole, internetipank kui Rootsis oli, siis ikkagi nagu lõpuks võeti kasutusele see Rootsi poole versioon, vähemalt mina sain nii aru. Et parem nagu ei tähendanud, et see nagu edukas oli. Okei, ja see on see küsimus, et tegeleks siis ettevõtlusega, on ju. Ma ise olen tegelenud, et tabli peal, siia slaidi peale ma kirjutasin lihtsalt levinumad faktid või nagu see, mis on tegelikult tõde, on ju.
mõnda huvitavamat võiks ju siis kommenteerida, et äkki on teil mingi küsimus või mingi punkt, mis kõige rohkem huvitab, et siis ma kasutaks teie aega paremini. Ma küsiks võib-olla mitte otseselt siit pealt, aga sa alguses mainisid ka seda, et kasvada, siis te tahate võib-olla muuta seda palkamispoliitikat nii-öelda, et neid juuniore natuke rohkem ja umbes mingi selline mõte käis sul läbi. Et see eesmärk nagu just kasvada, et kas lihtsalt nagu status quo'd või nagu hoida lihtsalt seda, et kas see oleks halb mõte? No ei ole halb mõte tegelikult, väga suur osa ettevõtteid ju püsivad sama suureid nagu aastaid, on ju. Et kui see sulle endale meeldib, miks see mitte, on ju. See on tegelikult su enda eesmärgid, mida sa tahad saavutada. Kui sa ei taha kogu seda jama, mis suure ettevõtte majandamisega kaasneb, endale võtta teha ja sa ei taha kedagi teist usaldada seda tegema, eks ole, noh, siis ongi loogiline lahendus, et ole siis see, kes sa oled, on ju, et see on ikka sisetundest kinni. Ärimaailmas kiputakse nagu mõõtma selle järgi, et kes nagu kiiremini kasvab või nagu rohkem kasumit teenib, aga ütleme nii, et kui ma algusaastatel ise jälgisin ka seda mõtet, on ju, et ma olen ise hästi vaesest perest nagu pärit, et siis tundus, et raha on hullult vaja, on ju, et seda tuleb kõvasti teenida ja siis ma kasvatasin ka igasuguseid asju, tavaliselt kuni selle punktini, kui mõistus otsa sai, on ju. Et nüüd ma käitun ise ka teistmoodi, et ma tegelikult isegi nagu Helmeses ei ole pannud mingi kasvu eesmärke paika. See kasv tuleb iseenesest, kui sa teed kvaliteetset toodet, on ju. Eks meil on siin ka ämbreid olnud, et täna ma usun, et me oleme suutnud juba need organisatsiooni niisuguseks teha, et kogu toodang on kvaliteetne. Ma arvan küll, jah. Et ma julgen soovitada, et sinu elu õnne seisukohast on kindlasti mõttekam nagu jääda selleks, kes sa tahad olla, on ju, mitte üritada saada selleks, kes mida võib-olla ühiskond arvab, et oleks popp, on ju. Et ma ise kasvatasin ka Helmese tarkvaraäri, ma arvan, umbes 2001, kui me alustasime ja umbes 2005, kui ma selle nagu üle andsin, et siis see kasv oli kokku 700% nende aastate jooksul. Ja pärast seda ta oli siuke mõõdukas, eks ole, tegevjuhtkond palgaline ei ole kunagi valmis nii palju pingutama, siis on nagu päev selge, et nendega tasu on nagu väiksem ja nii edasi. Et nüüd me võib-olla siis hakkame selle kasvama, aga see ei tule nüüd tõesti mitte sellest, et me tahaks kasvada, et see oleks eesmärk oma, et see ei ole eesmärk oma, et eesmärk on ikkagi kvaliteetset tööd teha. Kui võtad nagu kasvu eesmärgiks, siis juhtub, nagu paljude ettevõtetega juhtus aastal 2001, et sul struktuurid ei tule järgi, sa ei suuda ikkagi õigeid inimesi leida sinna võtmepunktidesse, rabistades. Ja varem või hiljem hakkab vundament lagunema, et umbes nagu buumi ajal ehitatud majad, hakkab nagu vett voolama läbi ja muid asju juhtuma. Ma ei tea, see oli hea vastus. Mis oli firma jaoks raske moment? Raske moment, ma tavaliselt negatiivset asja meelde ei jäta, muidu võiks poe kinni panna. Tõsi, kriisi ei olnud? Kriis on? Kriis oli ettevõtte jaoks, Helmeses konkreetselt oli hästi raske. Ja see tulenes sellest, et seal juhtus üks nagu tavapärane õnnetus, mis võib igas ettevõttes juhtuda, aga juhtus eriti valel ajal, et nimelt meie finantsjuht pearaamatupidaja, mina selle ajal ise tegevjuht ei olnud, mina käisin korra kvartalis nagu nõukogu koosolekul, aga ühel päeval siis oli ta kadunud. Ja siis selgus, et ta on mingi tõsine meditsiiniline probleem, siis ta oli umbes 4 kuud haiglas ja see põhjus siis oli, ta selgelt töötas üle. Ja enne kui ta üle töötas, suutis produtseerida pool aastat umbes nagu hästi valesid nagu aruandeid. Kusjuures nad nägid briljantsed sellised välja, et isegi auditorid uskusid, et kõik on õige. Ja mis siis oli, et nende valede aruannete pealt siis juhtkond tegi ka nagu ridamisi valesid otsused, et me seal vahepeal oli nagu investeeriti julgelt igasugustesse asjadesse, mida nagu ei oleks üldse saanud investeerida, oleks pidanud hoopis seal mingites lõikudes kasumlikkust tõstma, aruanded seda ei näidanud,
no siis ühel hetkel ei saanud minagi enam aru, keda ma seal ettevõttes usaldada saan ja ma pidin kogu juhtkonna välja vahetama ja ise asemele asuma, eks ole. Ja see kahtlemata oli nagu hästi raske hetk, et ikkagi 140 töökohta, oleks üsna varsti ohtu sattunud, ja nii edasi. Et mõned kliendid olid rahulolematud ja ettevõttesse oli sattunud päris mitmeid inimesi, kes nagu tõesti väärtustelt ei sobinud. Nad olid küll pädevad, aga selgesti nagu klienti teenindada ei armastanud. Ja sellest tulid ka siis probleemid. Aga noh, ma ei tea, ma olen seda sorti inimene, keda nagu raskused tegelikult nagu motiveerivad, eks ole. Ma ausalt öelda, kui asjad lähevad hästi, siis ma väga ei viitsigi rabeleda, et kui asjad on väga halvasti, et siis mul tekib motivatsioon ja väljakutse, et jepp, et nüüd on vaja seda asi ära parandada. See kindlasti oli mingi raske hetk, aga ütleme nii, et raske on suhteline, et rahavoog ei läinud isegi kordagi miinusesse, et selles mõttes nagu midagi katastroofilist ei olnud. Aga noh, kui me olime seal harjunud mingi 2 miljoni eurose kasumiga, eks ole, siis sel aastal seda kasumit ei olnud, eks ole. Et oli enam-vähem 0. Siis pärast pidime bilansist veel mingeid asju maha kandma, mis siis varasematel perioodidel oli üles võetud, et see tekitas mingi raamatupidamisliku miinus, et ma ei tea, mis ta lõpuks jäi, et suurusjärgus vist 10 miljonit krooni oli tol hetkel. Aga rahavoog iseenesest oli positiivne, et ettevõtted see kuidagi ei seganud. Ja me siis oleme vist samas kohas enam-vähem tagasi, kus me siis enne seda probleemi olime, eks ole, et kulus 9 kuud, et isegi vähem, 6 kuud, ma arvan. Et see kindlasti oli üks raske hetk, mis mul siin äsja just meeles on, eks ole, aga ma võin kinnitada, et neid raskeid hetki on olnud selle 20 aasta jooksul kümnetes, eks ole, et kus on nagu suuremat või väiksemat katastroofi, siis pead ravima, et üks lihtne, võib-olla nagu jällegi finantsiliselt üldse mitte raske hetk, eks ole, oli see valimiste lugu, mida kõik teavad, eks. Et aga emotsionaalselt hästi raske, eks ole. Et siis kui mina sellest midagi teada sain, eks ole, siis ei teatud keegi väga täpselt, mis seal viga on, et kogu selles värgis ja teades, et inimesed olid väga korralikult ja kõvasti tööd teinud ja pingutasid tegelikult nagu head inimesed, hiljem tuli siis välja, eks ole, et see adminimise viga, mis seal tehti, on tõesti selline, et seda teadsid nagu 3-4 päeva jooksul kogu maailmast ei suudetud kedagi leida, kes oleks teadnud, et see PostgreSQL andmebaas teatud tingimustel nii käitub, nagu ta käitus. Ja ma ei saanud neid inimesi ju süüdistada, eks ole, et tegelikult nad olid nagu tublid, eks. Ja nii ma siis pidingi ütlema pressile, et ma ei näe, et neil oleks süüd, Press pani selle siis kirja niimoodi, et Helmes ütleb, et ta ei ole millestki süüdi, väga paha. Ja loomulikult siis kõik olid äärmiselt kurjad ja ma sain igasugu sõimukirju nagu 10 kaupa. Et eks sa täpselt selliseid nagu raskeid hetki kohtad 10 viisi, kui sa ettevõtjaks hakkad. Et ettevõtja on alati süüdi. Juht on alati süüdi. Kui organisatsioonis on mingi jama, siis on ju selge, et juhina sa pead püsti tõusma ja ütlema, et sina oled süüdi, sellepärast, et sinu juhtimise all see toimus. Kuidas sa juba hakkasid Postgresist valmistama? Kuidas tegelikult siiski juhtunud? Milles probleem oli? Seda peaks meie kvaliteedijuhi käest muidugi küsime nende inimeste käest seda, kes tehniliselt õieti seda seletada oskavad, aga ühesõnaga üks nendest andmebaasi switchidest, mille oli vales asendus. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis probleemi olemus oli selles, eks ole, et andmebaas mingil hetkel, eks ole, lülitab ennast selle kõrgkäideldavale režiimile või mingisugusele teisele töörežiimile, mis on suure koormuse all. Ma kasutan siin ilmselt valesid sõnasid praegu, eks. Aga lihtsas keeles ta siis ei lülitanud, eks ole. Ja see päringu aeg on ju põhimõtteliselt läks 1000-kordseks, mida ta tegi. Ja see üks lüliti oli asendis, millel ei olnud mitte midagi pistmist selle andmebaaside ümberlülitamise loogikaga selleks, eks ole. Aga ometigi see andmebaasi mootoris ongi selline nagu
nähtus täitsa olemas, et tegelikult seal lülitilises oli nagu mitu omadust. Ja üks selline omadus, mida eriti keegi ei teadnud, oli just seesama, et sellises asendis nagu switchi puhul muu hulgas see nii-öelda kõrgkäideldavuse lülitamine millegi pärast tehakse pikema aja jooksul. Ehk et ta lülitas ennast ümber küll, aga ta lülitas ennast ümber nagu mingisugune 1,5 tundi, see oli kogu see aeg, mis see aeg seisis. Ma võin sulle pärast meilis langi numbri anda või Kirill annab, et ta suudab sulle nagu tehniliselt korrektsete sõnadega selle ära seletada. Jah? Tahad rääkida ise äkki või? Probleem oli, et see oli vana statistika, see action plan, see execution plan oli vana. Siis nagu kui tuleb mingi suur samm sisse, siis oli nagu vana execution plan. Ebaoptimaalselt käivitas. Need samme tulid kuigi suure punkega. Tulid suure pungiga peale, jah. Ehk et teda oli samasuguste suuremate kormuste juures testitud ja siis ta korrektselt töötas, eks ole, aga see, mis nagu ei toiminud, oli see, et ta nagu just kiire nagu kormuse kasvu puhul, eks ole, ei lükanud ennast ümber. Kas varem Postgresiga ei olnud nii palju kogemust? Eks neil inimestel oli muidugi kogemust ja on kogemust, aga tõesti ei teatud, jah. Lõpuks Annu Krosing oli see, kes ütles, et jaa, et tema teab, et selline nagu omapära sellel lülitil on seal. See juhtus mingi umbes 3 päeva pärast jama, eks ole. Ta ise võttis öeldest. Aga jah, enne seda küll otsiti erinevaid nagu pädevaid inimesi, kaasa arvatud Skype'ist küsiti ja ega seal ka nagu paugust kohe keegi teadnud, et selline asi on. Noh, see on, mida mina tean, eks ole. Meelis Lang tegeles sellega, Meelis on meie kvaliteedijuht. Et noh, ühesõnaga kokkuvõte on see, et alati võib midagi juhtuda, eks ole. Alati kui juhtub, siis on ettevõtja on süüdi. Kõik sõimavad teda ja on väga kurjad. Et see, igatahes see vend, kes seal programmeerimise eest nagu vastuses, et tema läks igatahes võttis ennast töölt lahti ja võttis aasta aega puhkust endale. Ei taha mitte millestki enam mitte midagi teada ikka. No, mul oli siiralt kahju tegelikult, et ta ei olnud tõesti süüdi selles mõttes, et me ei saa oodata, et ta teab iga viimset kui kuradi asju, eks ole. Teadis päris palju, aga ikkagi ei piisanud, et mingi bitt oli puudu. Ja noh, vaat seal on see ka, et jube pinge on peal. Kõik ootavad tulemusi. Mis teed siis, eks? Lihtsalt närvid ütlevad ka natuke üles. Sa ei mõtle enam väga kuradi kainelt, eks. Ja siis ma küsiks niimoodi, et milline on õppe tulemus? Mida sa teeksid järgmine kord teistmoodi? Jah, hea küsimus. Me arutasime seda päris pikalt ja laialt loomulikult. No põhiline järeldus oli see, et me lihtsalt kurat võtaks ütleme siis nii, et ei võta sisse projekte, kus on sõna otseses mõttes nagu raha ja risk on nagu niivõrd nagu tasakaalust väljas. No, mis seal siis juhtus, oli see, et valimiskomisjonil ei olnud vahendeid eelarves. See jupp tehti 250 000 krooniga. No, ütleme, et reaalne mõistlik selline, kui oleks saanud kõike korralikult testida, et see eelarve oli seal suurusjärgus pigem nagu 500 000 krooni, eks ole. Ja tookord siis ilmselt oli masu aeg, eks ole, need, kes need projektijuhid seal olid, mõtles, et hea küll, et see risk ei ole nii suur, eks. No, mis on nii väga ikka valesti saab minna, tükk iseenesest hästi lihtne, ja võeti nagu töösse. Valimiskomisjon väga palus ka, et äkki teete ikka selle raha eest ära. Siis oldi nagu heatahtlikud. Ei ole mõtet olla nagu äris heatahtlik päeva lõpuks, et sa pead ikkagi tegema nagu otsuseid sedasi, et see mõistlik, et iga kui klient nõuab sult nagu meeletu riski võtmist ja sellest tegelikult nagu nii palju ei maksa, et sa saaksid siis korralikult testida ja kõiki asju teha, siis ei ole mõtet seda võtta. Ja loomulikult me oleks võinud oma taskust ka selle nagu põhjalikuma testimise sinna peale põjutada. Ja selles osas me nüüd tegime küll selge nagu muudatuse, et me eraldasime praktiliselt 100% kvaliteedikontrolli ressurssi juurde, et me nagu iialgi ei laseks üldse sellist projekti uuesti töösse. Või kui laseme, eks ole, siis on seal nagu selgelt kontroll peale, et oleks teine arvamus kõrval. Ja oleks olnud võib-olla see teine arvamus, siis oleks ehk nagu ikkagi lihtsalt meie raha eest, eks ole, küll kahjumiga me oleks testinud seda põhjalikumalt. Et see on nüüd selge järeldus, mida me tegime muudatused. Sisemiselt seespool alguses ei tajunud, et see projekt võib olla
nii kõrge riskiga mingis mõttes, et võib nii terava tähelepanu saada, siis ikka no eks me loomulikult tajusime, aga kuna seesama süsteem oli tegelikult varasematel valimistel kenasti töötanud, on ju, ükskord varem oli valimistel ka probleem, aga see oli nüüd, see ei olnud meiega seotud, see oli seal mingi kolmastükk, mis ei toiminud. Aga kuna see süsteem tegelikult oli varasemalt 2 valimised edukalt üle elanud, see jupikene. Kunagi varem ei olnud lihtsalt seda sama lugu olnud, et see statistiline tabel oli muutmata jäetud, on ju. No, ja kuna see oli varem nagu juba toiminud, eks ole, kuna see oli juba nagu igasuguseid koormusteste läbinud, eks ole, noh, siis lihtsalt jah, ei osatud arvata, et sealt see pauk tuleb, et kaadustati igasuguseid muid asju. Ja või noh, kontrolliti, eks ole, aga seda nagu ei osatud kontrollida. Nii et... Siit poolt on üks küsimus. Jaa. Pigem mitte küsimus, võib-olla mingi täiendus, et ma ei tea, võib-olla see ei ole kursis, et nii-öelda 3. osapool tegi auditil selle asjale ja noh, ilmselt see ei ole nii-öelda, no see on avalik info, et see on ASA oli teinud, ASA Quality ja nemad räägivad seda, et ei olnud ju süüdi Helmes, et riik oli süüdi tegelikult, nad ei osanud tellida ja nad ei osanud riski hallata. Et ma olen seda lugenud, aga ma ei saa avalikult klienti süüdistama ei hakata, et selles ongi. Ei no, seda küll, jah. See on see sama põhimõte, et ei ole ju nii hull, kui nii-öelda pressis ja igal pool selles on sul õigus, jah. Aga sa oled üks väestest kinni, kes nii arvab, eks ole avalikkuses, kes neid lugenud on materjale. Kuna selle asjaga nii Helmes tutvust ka saanud, et paljudes kohtades väljend, et andmepaas on Helmes? No nii see on, et tegelikult... ei ole olemas halba reklaami. Jah, see on nii ja naa, et ütleme nii, et meie suurte klientide juures mujal maailmas see ei omandanud üldse mingit tähtsust, eks ole. Ja noh, Eestis on tõesti, et võib-olla on parem, kui sust räägitakse halvasti, veel halvem on see, kui sust üldse ei räägita, eks ole. Et see on nagu tõsi, jah. Me ise ka lohutasime ennast sellega, et no PR is worse than bad PR. Jaan-Kole, on sul slaide veel või lähmegi sujuvalt? Jah, et sa meelde tuletada, muidu ma oleks siin lobisema öelnud. Muidu ma kella ei vaadanud tõesti, et jah, paras aega on tõesti lõpetada. Aga see lõpuks slaidid ongi meeldivad lühikesed. Üks loogika on hästi selles, et sama mis investeerimises kehtib ka äris. Et, üks põhjus, et miks Helmes on 20 aastat vastu pidanud, et enamik ettevõtteid ju 98-99% ei pea nii kaua vastu. Põhjus ongi selles, et me ajutasime riske. Meil olid erinevad unitid, kes tegid erinevad ärisid ja nii mõnigi kord läks nii mõnigi äri pange ja eriti kui aastal 2001, eks ole, kui oli suur IT-kriis, siis läks neid kohe mitu tükki pange. Et meie risk, munad olid nagu erinevates korvides ja alati väga halbadel aegadel vedasid siis need kasumlikud üksused nagu need üksused välja, kes nagu siis vee alla vajusid, eks ole. Ehk et nii-öelda julgus viib kaugemale, eks ole. Et sa pead nagu alustama uusi asju, sa pead leppima sellega, et osad asjad lähevad halvasti. See on äris nagu täiesti igapäevane asi, et midagi läheb halvasti kuskil. Isegi täna on meil paar nagu miinusega üksust, et ega seda, sellest ei pääse kunagi. Et ma olen näinud ka seda, et inimesed, kes töötavad suurtes korporatsioonides või on kaua aega töötanud, eks ole, nad on õppinud nii-öelda raamatu järgi tööd tegema, nad maandavad kõik riskid. Et nendest tavaliselt ei saa esimese hooga head ettevõtjat, just sel samal lihtsalt põhjusel, et nad üritavad kõiki riske maandada, aga ütleme väikses ettevõttes sul lihtsalt ei ole nii palju vahendeid, et kõiki riske maandada. Sa peadki iga päev võtma paganama riske. Selles mõttes, et sul ei ole raha, su rahavoog tuleb napilt peale, eks ole, sellest, mida sa teed, üleselt nagu palju ei jää, kui sa turukonkurentsis tegutsed ja selles mõttes, et liigne nagu kartlikkus ei vii sihile. Ja üks asi, mis ma ise olen väga palju õppinud, on see, et ellu jäävad need, kellel on nagu visa hing, on ju. Et ma mäletan siis, kui ma Ilmast alustasin kunagi, siis alustasin umbes paarsada ettevõtet samal ajal, on ju. Liit lagunes, on ju, tekkis vaba ettevõtlus, ettevõtted tuli nagu seeni, on ju. Alles jäi neist mõned üksikud. Ja ma mäletan kogu selle, ma arvan, umbes perioodi pikkus võis olla 5-10 aastat seal vahepikkus, et ma mõtlesin korduvalt selle aja jooksul, et kaua ma tegelen selle värgiga. Ma olin nagu nii tüdinud vahepeal juba, eks. Aga ma
tegin seda jõuga edasi kohati, hambad ristis ja noh, vola, eks ole, selles mõttes, et kui 10 aastat oli mööda, siis Helmes oligi üks vähestest, kes oli nagu alles ja tugeval positsioonil ja tegelikult korralikult teenis raha. Et sul peab lihtsalt olema seda vastupidavust, edu ära oodata. Et enamik inimesi viskab lusika nurka kuskil 3. ja 5. aasta vahel, see ongi põhjus, miks ettevõtted ära kaovad. Et need, kellel oli jõudu püsida, need ujusid läbi ja said edukaks. Samas maratonis, ma arvan. Nii, kuna mu aeg on läbi, siis ma nüüd äkki sellega lõpetaksingi. Nii et paranoiline on selline hea omadus, mis iseloomustab ettevõtjat. Et sa pead olema positiivne, sellepärast et kui sa ei ole positiivne, siis sa ei suuda inimesi kaasa vedada. Aga samas sa pead olema ka paranoiline, et hästi kindlasti Murphy seadus kehtib kogu aeg, et kui asi saab tuksi minna, siis ta seda kindlasti iga nagu teeb. Et tarkvaraprojekt ettevasti, seal on lugematu hulk võimalusi teda ära rikkuda. Ja kui su projektijuhid ei ole üdini testitud ja siin peaarendajad ja arhitektid ei ole üdini pädevad, siis ongi nagu peaaegu kindel sündmus, et midagi läheb valesti. Et teine oluline asi, millest ma ise olen hästi palju nagu pihta saanud, on see, et ikkagi ei ole mõtet kunagi inimesi ümber kasvatada. Et ma olen olnud alati selline heatahtlik, ma olen üritanud ettevõtjana näen seda helget tulevikku, mis on ettevõttel ja mis on inimesel, ja siis ma nagu lihtsalt keeldun uskumast, et ta võib-olla ei sobi sellesse rolli. Siis ma olen üritanud nagu jõuga koolitada ja aidata, eks ole, mingisse rolli, aga tegelikult tuleb vastupidi käituda, et tuleb vaadata, kuhu inimesele endale meeldib minna ja aidata arendada tal neid kõige paremaid omadusi, mitte aidata teda järgi nendes omadustes, millest ta tugev ei ole. Et see on kõige edukate ettevõtete saladus, et ma ise, ma arvan, nägin sellega palju aastaid vaeva, enne kui ma sellest tõesti ükskord aru sain, et selle tõttu ma panin ta ka siia kirja, et võib-olla on kellegi teiselgi abi. Ja ma arvan, viimane tore õppetund on see, et otsusta ikkagi ise oma tarkuse järgi alati, et mu enda nagu kõige kallim kogemus on pärist ühest nagu projektist väljaspool üldse IT-d, et olid inimesed, kes arvasid nagu, ütleme enne seda suurt majanduskriisi, et võiks üritada osta tagasi Hansapanga, Swedbankalt. Ja mõned inimesed siis, mina nende hulgas, me panime nagu mingid rahad kokku, et seda teha. Ja ütleme nii, et me nägime ette, et okei, aktsiad võivad kõikuda ja kukkuda, eks ole, võib-olla kukub 30%, mis iganes on ju. Mis reaalsus oli see, et kõikide pankade aktsiad kukkusid pärast Lehman Brothersi kokkuvajumist, eks ole, üle 90% on ju. Ja meie need instrumendid oli niimoodi seatud, millega me seda nagu mingit olulist osalust üritasime selle omandada, eks ole, et saate saanud välja, need olid lukus. Ja me lihtsalt vaatasime, kuidas turud langesid ja me ei saanud müüa. Et ja see oli nagu see koht, et siis kui ma sellesse tehingusse nagu kaasa läksin koos teistega, et siis ma tundsin tegelikult, ma nagu kõhutunne ütles, et siin on midagi valesti, ma ei tohiks seda teha. Aga kuna laua ümber istusid kõik sellised tähtsad ja tuntud isikud, siis mõtlesin, et ju nad ikka teavad, et ilmselt mina eksin. Aga päeva lõpuks ikkagi selgus, et ma ei eksinud ja ma oleks pidanud ikkagi oma kõhutunde järgi toimetama. Et seda ma julgeks küll kõigile soovitada, et kuula kõik ära, et kõik osapooled ja tegelased, kes midagi arvavad asjast, et kes pädevad on, aga lõpuks otsusta ikkagi ise, tee nende info põhjal mingi järeldus. Okei, ma arvan, et sellega tuli vist õnneks ka läbi, et mulle meeldib mägedes matkata, et sellesse pilka saab. Helmes inimesed, kellega me aasta tagasi vist Itaalia Alpides käisime. Tänan. Aitäh! Enne kui me